Minu nimi on Anna-Mari Orel, ma olen tippsportlane, ma tegelen vasaraheitega ja samuti õpin ülikoolis. Esimest korda kuulsin teist tänu oma emale, kes oli väga-väga vaimustuses teie iluseebist. Ja siis ükskord ma läksin enda Instagrami, ma vaatasin oma sõnumid läbi, mis olid siis tulnud sinna, kus sa pead avama. Ja ma nägin, et teilt oli tulnud sõnum. Siis ma kohe näitasin emale, et kas see on seesama firma, millest sa rääkinud oled, ja ema ütles, et on küll. Ja ilmselgelt olin kohe huvitatud, sest et ema oli rääkinud, kui head tooted teil on, ja siis ma ka teile vastasin. Mul oli, enne kui ma hakkasin Dr. Ohira tooteid tarbima, mul oli päris suur põlvevalu, patella alt oli närvivalu lausa. Ma käisin arstide juures, ma käisin tegemas pilte, mul tegelikult seesama põlv oli opereeritud ja valu tulenes akneravimist. Ja kohe, kui ma hakkasin kollageeni tarbima, siis umbes 4 päeva jooksul läks valu ära. Aga enne seda mitte miski ei aidanud, et laserravi, ultraheli, mitte miski ei aidanud valu vastu. Ma olen tarbinud kollageene, siis probiootikume, iluseepi, õli ja kõik nimetatud on minu lemmikud, eriti kollageen, probiootikumid on mul koog peal. Pärast seda ma ei olegi tõsiselt haige olnud, ma alustasin 2020 novembris probiootikumidega ja kollageen on ka, hooaja lõpus tegin natuke pausi, aga muidu kollageen on ka kogu aeg peal. Ja seepi kasutan, õli kasutan õhtuti, nii et kõik on lemmikud. Kindlasti küüned on tugevamad. Hetkel mul küll ei ole, aga üldiselt mul on tavaliselt geellakk peal, mis olenemata kui tervislik ta on, ikkagi lõhub küüsi. Ja mul oli 10 kuud iga kuu geellakk peal, nii et üldse küüned puhkust ei saanud, aga siiski püsisid terved ja ei murdunud. Samuti mu põlved on korras, eriti nüüd, kus ma hakkasin trenni tehes uuesti jooksma ja tegelikult kaal ei ole veel valmis jooksmiseks. Ja juuksed on paksamad, kuna mul on loomulik värv ja nad on tegelikult suhteliselt õhuksed juuksed. Ja. Ei, minul ei olnud mitte ühtegi kõrvalmõju, tagasilööki, mitte midagi. Mitte ühtegi teist ei. Ja ma arvan ikkagi kollageen on see, mis muudab väga palju sellepärast, et nagu ma ütlesin, siis kõik liigesed püsivad tervena. Mul on ka krooniline seljavigastus, mida ta on ennetanud, et uuesti tuleks tagasi. Ja probiootikumid ka, et kui sa oled haige, kas või külmetus see väga mõjutab, et see võtab tagasi umbes niimoodi. 3-päevane külmetus võrdub nädal, 1,5 nagu võtab tagasi treeningus. Et kindlasti need on nagu aidanud sportlasena väga palju. Ja, tervislik on koog, alkoholi pigem ei tarbi üldse, nii et seda nüüd ei ole otseselt muutnud ja toitumine ka korralik. Et kindlasti kui hooaeg ära lõppes, siis kui käisid puhkusel, siis sõin natuke rohkem võib-olla suhkrutooteid, aga üldiselt tervislik jah, et kuna see käib sportlase elu juurde, siis seda nagu eraldi ei muutnud. Ja ma andsin vanemale proovida, tädile andsin proovida, et ikka on nad proovinud ja nad on rahunud. Iluseep täpsemalt siis täpsustan, kasutavad kõik peaaegu peres iluseepi. Probiootikumid väga hästi ka mu emal toimisid ja ei tekkinud mingid kõrvalmõjusid. Ja samuti üks mu sõbrannadest soetas seebi ja seep aitas teda nahaprobleemidega, väliste nahaprobleemidega siis. Kõigile, et ma nüüd ei ütle, et peab kook nagu neid kasutama, et ma ise kasutan lihtsalt, sest et mulle meeldib, ma eelistan, ma teen sporti, et tippsport on väga
energiat nõudev sinu kehale, organismile, aga kindlasti võiksid kõik, eriti praegusel ajal, teha kas või kuuridena läbi probiootikumid, kollageeni ja kui vähegi võimalus, siis võiks probiootikumid olla kook peal. See on minu arvamus.